Tere hommikust kõigile! Ma loodan, et need kohad, kus te olete, teil on seal päike kõrgel ja väljas ja ere ja soe, et teil saaks olla tore hingamispäev ja tore puhkepäev. Ma arvan, et kõik, kes te täna olete siia vaatama tulnud seda teenistust, olete vähemalt korra käinud hambaarsti juures. Teate küll seda tunnet, kui kuskilt igalt poolt on torud sees ja keegi topib sulle vatti suhu ja tema käed on ka veel sinu suus. Ja sa mõtled kogu aeg võib-olla sellele ärevusele, mis sinu rinnus on. Ja kui sa oled laps, siis ehk sul on pisarad silmis. Ja see hetk, kui hambaarst oma käed su suust ära võtab ja toru ära tõmbab, siis ta võib-olla ütleb veidi pisar silmil, kas nüüd on kõik, kas rohkem ei puurita, kas peaaegu on nüüd läbi või kas nüüd on valmis. Ja see tunne, see ootus ära, võib-olla kui keegi ütleb mulle, et see saab läbi, siis ma jaksan veel natukene kannatada. Võib-olla see lootus, et ta ütleb, et nüüd ongi kõik ja ma rohkem ei pea kannatama. Tänane piiblitekst, nagu te juba kuulsitegi, räägib ka sarnasest emotsioonist. See on ennustus või mõned ütlevad, et hukkamõistu kuulutus Edomile. Ja kes ei tea, kes või mis Edom on, siis Edom on linn, mis pärineb Eesavi suguvõsast. Ja kes ei tea, kes Eesav on, siis Abrahamil oli poeg. Selle poja nimi oli Iisak ja Iisakil oli 2 poega, kaksikud. Ja ühe nimi oli Eesav ja teise nimi oli Jaakob. Ja Eesav oli vanem vend. Aga Eesav müüs oma esmasünni õiguse siis Jaakobile ja ta jäi ilma sellest õnnistusest, mis temale pidi kuuluma. Ja Eesavile andis Jumal siis oma lubaduse, et Eesavist saab suur rahvas ja sellest rahvast saigi Edom. Ja Edomi rahvas oleks võinud arvata, et tema jätkab samamoodi Jumala jälgides Jumala seaduse kohaselt, aga see ei läinud niimoodi. Edomi kohta on ka muid kuulutusi piiblis. On Obadia raamatus, kus kuulutatakse Edomi hukkumist ja lõppu. Ja seda kuulutust, mida meie loeme Jesaja 21. peatükist, see on ka üks nendest kuulutustest, mida loetakse Edomi hukka määramiseks. Aga kui mina seda lugesin, siis mina tegelikult leidsin sealt ka lootuse sõnumi ja lohutuse sõnumi isegi. Kuidas? See on tegelikult selle salmis päris lõpus ja me näeme seda siis, kui me vaatame Heebra originaalset teksti. Sest see kuulutus ei ole mitte lihtsalt kuulutus, mis on kirjutatud, vaid isegi kui te seda eesti keeles kuulasite, see oli veidi niisugune luuleline või poeetiline. Ja Heebra keeles on see samamoodi niisugune luuleline ja poeetiline ja ilusa kõlaga kuulutus tegelikult. Ja ma mõtlesin, et ma loen teile seda natukene heebra keeles. Ja samal ajal tõlgin teile natukene mitte otseselt nii, nagu meil siin eestikeelses piiblis on, vaid tein veel ju otsetõlget sellele kuulutusele. Massa tumaa, see on ennustus tumaale. Või võib ka öelda, et koorem tumaale, sest massa tähendab ka koormat. Eli kore misair. Mulle kõlab hääl või hüüe seirist. Shomer ma millaila. Shomer ma milleil. Valvur. Mis on öös? Valvur, mis on öös? Amar Shomer, valvur vastab. Ata poker, võgam laila. Käes on hommik, aga ka öö. Imtiv ainu V'au.
Je vous et à nous. Kui te otsite, otsige, pöörduge, saabuge. See on veidi otsetõlkes see heebrekeelne tekst. Kohati oli see veidi konarlik, aga ma loodan, et te kuulsite selles seda riimust ja seda rütmi. Võib-olla te jäi kõlama üks sõna, mis korduvalt käis läbi heebrea keeles ja ka meie eestikeelses tekstis käib läbi. Laila, öö. Mis on öö? Miks on siin mainitud ööd ja millest see prohveti kuulutus siis räägib? Öö tähendab kannatusi ja see kuulutus rääkis sellest, et Edomil on lõpp tulemas, nagu ma ka enne mainisin. Nii et siin Duma kohta on kuulutus ja seirist kõlab hääl, mis ütleb, mis on öös või öelda, et mis osa on ööst praegu, mis hetk on öös, kui palju on veel ööd jäänud järele. Seda tahab teada see inimene, see tundmatu hääl seirist. Ja sellepärast me arvamegi, et tegemist on Edomiga, sest Edom ja seir käivad käsi käes. Ja me arvame, et Duma, mis on tegelikult heebreakeelne sõna vaikuse kohta, on hüüdnimi Edomi jaoks. Ja Edom küsib, kui palju on veel ööd? Kui palju on meil veel kannatusi jäänud? Ja sellele tuleb väga huvitav vastus. Eesti keeles me lugesime, et hommik tuleb, aga öö tuleb ka. Aga kui me vaatasime seda heebrea keeles, siis heebrea keeles on tegelikult tegemist oleviku või sükse käände, mis on oleviku ja mineviku vahel. Nii et võiks öelda, et hommik juba paistab, hommik koidab, hommik on siin, aga sellele järgneb ka kohe hoiatus. Et ei ole ainult hommik tulemas, vaid ka uus öö on tulemas. Hommikut me näeme kui lootuse hetke, kui kannatuste lõppu, kui väikest puhkehetke. Aga see lootuse sõnum või see ootuse sõnum Edomile või Dumale siin on ainult hetkeks. Sest sellele kohe järgneb see sama sõnum, mis ütleb, et öö on tulemas. Ta hoiatab seda rahvast öeldes, öö on tulemas. Et ärge hõisake veel selle hommiku üle, ärge arvake veel, et kõik on läbi ja et midagi muretseda enam ei ole. Ja sellepärast ma arvangi, et see esimene sõna, mis tähendab ennustust massa, tähendab ka koormat, sest see ei ole ainult niisama sõnum neile. See mingis mõttes ka neile koorem, sest see hoiatab neid uue öö tulekust. Ja mõned kommentaarid siis ütlevad, et see ongi see sõnum, et Edom kannatas ja nad mõtlesid juba, et juba on hommik tulemas ja siis tuli lõpp, tuli uus öö ja pikk öö ja lõplik öö. Ja nad arvavad, et see on Edomi lõpukuulutus. Ja ajalooliselt võib öelda, et see võib-olla nii ongi. Aga kas see oleks pidanud nii olema? Sest ometigi seal lõpus oli kutse. Väga lõpus, selle 12. salmi viimane osa oli kutse. Eesti keeles me võisime lugeda, et kui tahate küsida, siis küsige, aga see sõna, mida siin küsimuse kohta on kasutatud, on tegelikult otsimine või uurimine või millegi väljakaevamine, millegi tagaajamine, et see on justkui teadmiste omandamine, et see ei ole lihtsalt küsimus, et mis see kell on? On aega veel, okei. Vaid see on midagi enamat. Ta ütleb, kui te plaanite uurida, kui te juba otsite tulevikus, kui te otsite, siis järgneb sellele 3 käsklust. Ja need käsklused on otsige. Ja siis tuleb väga kuulus sõna šuv.
Heebrea keeles šuv on võib-olla paljudele teile isegi tuttav, sest te olete varem jutlusi selle kohta kuulnud või olete ise selle kohta varem lugenud. Šuv tähendab pöördumist, ümberpöördumist. Piiblis kasutatakse tihtipeale seda sõna selle jaoks, kui näiteks räägitakse patule pöördumist. Kui keegi teeb pattu, siis ta šuv pöördub patu poole. Või ta kahetseb pattu või ta kahetseb halba, mis ta on teinud, siis ta šuv pöördub Jumala poole. Või siis, kui ta läheb tagasi kuskile riiki, pöördub tagasi oma koju, siis ta šuv pöördub tagasi. Ja siin on öeldud seesama käsklus. Siin on öeldud otsige ja pöörduge. Ja siis on kasutatud sõna, mida on tõlgitud tulge. Aga seda võib ka öelda just kui saabuge. Tulge uuesti tagasi, ütleb meie eestikeelne tõlge. Ja see ongi tegelikult see lootuse sõnum siin Edomile, sest kui räägitakse, et kui see prohvet ütleb neile, et öö on tulemas uuesti, hommik koidab, hommik on käes, aga tuleb uus öö, siis ta ei jäta neid lihtsalt teadmatusse, vaid ütleb, kui te tahate teada rohkem, kui te uurite veel, siis uurige, otsige mind, pöörduge ja tulge minu juurde. Me võime arvata, et valvur on siin see sama prohvet Jesaja, sellepärast et päris algusest ta ütleb, mulle hüütakse seirist. Aga prohvetid on ka Jumala sõnumitoojad, Jumala eestkostjad ja Jumala sõnade edastajad. Nii et sama hästi võiks ka öelda, et see valvur kutsub neid tagasi Jumala juurde. Ja võib-olla kui Edom selle teise öö hetkes, kui nemad oleksid otsinud Jumalat, kui nad oleksid pöördunud ja tulnud Jumala rahva juurde, võib-olla oleks siis uus hommik koitnud. Ja sellepärast on see sõnum ka meile oluline. Me võime küll mõelda, et see räägib ajast, mis on juba möödunud rahvast, mis on juba möödunud. Aga nagu siin tekstis ütles, öö tuleb tagasi. Ja ka meil on aegu. Meil on just praegu olnud mingis mõttes pikk öö koroonaviirusega. Inimesed on kogenud raskeid aegu, tundmatuid aegu, teadmatuid aegu ja paljud on kindlasti küsinud, millal see läbi saab, kus kohas me selles öös oleme, kus kohas me selles ajas oleme. Ja meil tuleb vastus, et hommik koidab. Me teame, et ehk mai keskpaigaks on juba eriolukord lõppenud ja me võib-olla saame jälle saada kokku oma perekondade ja sõpradega, saame jälle käia linna peal ringi ja poodides või lihtsalt koos aega veeta toredates laagrites või grilliõhtutel suvel. Me ootame juba seda hommikukuma. Aga sinna juurde võib ka olla sõnum, et öö tuleb ka. Tuleb veel raskusi meie elus. Kas sinu isiklikus elus, tööga, tervisega, perega? Või tuleb raskusi maailmapildis? Võib-olla tuleb uus viirus, võib-olla tuleb mingid muud väljakutsed, sõjad, katastroofid, looduskatastroofid. Uus öö võib tulla. Aga Jumal kutsub meid siin. Ta ütleb, et kui te olete selles öö hetkes, kui te olete selles raskuses, kui sinul praegu on öö või on tulemas öö, siis ta ütleb, selle öö hetkes, selle raske aja hetkes, uuri, kui sul on uudishimu, kui sa tahad teada, miks, millal, mida, kui kaua veel, siis uurige. Ja ta ütleb, pöörduge minu poole nende küsimustega. Ja siis ütleb, saabuge, tulge minu ligiolusse. See ei pruugi tähendada, et öö saab läbi või et kohe hakkab hommik koitma.
aga see tähendab seda, et selles öös sa ei ole üksinda. Selles öös sa ei ole kunagi üksinda. Küsi Jumala käest neid küsimusi ja tõmba temale lähemale ja ole koos temaga. Siis sul on öös seltsi ja tema teab lõppu juba algusest ja tema oskab sulle öelda, kui hommik koidab ja lootusaeg on käes ja kõik need kannatused on läbi. Nii et täna ka ma kutsun teid just seda tegema. Otsige Jumalat raskustes. Tooge oma küsimused tema jalge ette ja olge tema ligiolus. Sest mingi hetk kõlab teile siis vastus, et hommik koidab ja öö on läbi. Sest tema näeb meist kaugemale. Aga ta näeb ka meid selles öös. Ta näeb meid meie raskustes. Ja ta ootab meid. Ta ootab meid, et meie tema juurde enda raskuseid tooksime. Amen.